Tervist kõigile! Tere tulemast Männikule seekord ja kui te vaatasite eelmist videot, siis te mäletate, et ma mängisin võõraste ketastega Rasmusega. Seekord mul on ka siin jälle üks uus külaline kaasas ja ma mängin jälle võõraste ketastega. Yikun Discs Hiina kettad on tulemas kohe Eestisse. Tegemist on Karliga. Tere Karl! Räägi natukene endast lühidalt, mis mees sa oled ja miks sind seob Yikuniga siis? Mis mees ma olen? Kohila mees, Angry Birds discgolfist. Discgolfi olen mänginud juba aastast 2015. Varsti on juubel. Varsti on juubel. Küll aga jah, mina ei ole mängumees, mina olen pigem teoorias tugev. Aha. Ja, no nagu mina. Just. Ja leidsin ühel laupäeva hommikul, et tahaks uusi kettaid proovida. Ja leidsingi niisugused vahvad Yikuni kettad ja mõtlesin ära proovida. Tellisin esimese partii ja nüüd läheb asjaks. Super, ja täna me siis teeme väikse sellise sneak peek video, mängime ainult Yikuni ketastega. Me oleme siin Männikul juba visanud 10 rada, nii et ma natukene olen juba mõnega tuttavaks saanud, aga härra oskab rääkida nendest täpsemalt. Lähme mängime siin mõned rajad edasi ja vaatame, kuidas siis Aasia plastik lendab. 13. rada, par 3,88 meetrit. Mina juba ühe viske šänkisin, ma lähen proovin uuesti, aga ma lasen külalisel alustada. Sul on vaja sirgelt visata ja lõpus ta läheb paremale. Sina viskad meil vale käega. Ehk siis millega sa lähed? Mina lähen niisuguse kettaga nagu Yikun Wings. Ehk siis 3 kiirusega ta ütleb mid-range. Huvitav. Noh, see on hiinlaste loogika, aga tead, vahepeal töötab päris hästi. Ehk siis niisugune, mis natukene hõljuks ja lõpus hajuks lihtsalt kergelt paremale. Ja flippab ja läheb gramm lühike, aga stabiilne ketas tundub olevat. Jah, kõik ära. Hästi. Innova meestel rock. Mis see? Fuu! See kõlab nagu Explorer või eestlaste Stork või T-Bird isegi. 7502 ja ma proovin Forega. Eestlane pidi Fore rahvas olema. Ilusti läheb otse. Suhtse kõrge. Noh, klassikaline Männiku. Aga ketas käes ülimugav. Ma ütleks, et kellele meeldib sirgeid viskeid, siis see, ma olen paar korda seda visanud. See tundub olevat päris hea. Lähed mille hämmeriga või? Mina olen teen haamriga rollerit. Rollerit? No põnev. Siin täpselt hea auk. Ja läheb, hoiab. Tuleb tagasi ka või? Seisa. Võib-olla. Oi, see läks põgenema. Aga ilusti hoidis püsti ennast ju. Ilusti. 20 pikaks. Aba. Ja väga aus. Ja mina olen praegu leidnud ühe sellise putteri, mille nimi on Gui 2302 ja käes päris mugav. See on selline pehmem plastik ka natukene, aga noh, ma olen siin 20 peal sisse ei proovi, aga anname väikse runni. Ai, jäi kaugeks. Aga just, täpselt siis kui puttida vaja, siis hakkab sadama. Ma võtan siit kotist, mul on ainult Yikuni kett, ma võtan ühe teise putteri 2401, selline põnev asi nagu Xing. Ja kuna ma olen siin samas, siis teeme veel asja põnevamaks. Siin on selline 2 see vahe. Teeme endale elu raskemaks. Lähme putime siit selle ära. Või siis ka mitte. Võtame selle ja putime ära. Vot, nii oli hoopis mõte putida. Esimene ei loe, teate küll. Nii, Jun. Mulle meeldib selle ketta nägemus, väljanägemus. Siin on natukene sellist näha kohe, et ikkagi Aasia toodang. 11.5-1.2 võiks olla midagi Grace'i sarnast. Ja me oleme siin 14. mis on 83 meetrit, see on küll 11 kiirus, aga selleks, et ma Aiseriga kohale jõuaksin, siis ma võtan lihtsalt gramm kiirem, et ma ei peaks nii täiega seda viskama, muidu ma läheksin siin ilmselt mingi midariga. Aga paneme tal Aiserit ja loodame, et ta kukub sinna korvi alla. Ohoi! Korvi pealt sai veel skipi kuskile, see oli ace run, kõige lähedam, mis mul täna vist on olnud, see oli maasiks. Nii, ja millega ära läheb? Jaa, ja kuna Roger läks siin peaaegu põhimõtteliselt sai ässa kätte, siis mina proovin sama, mina võtan teistsuguse junni. Dragon Plastic meenutab nagu Innova G-Stari natukene, kes Innova mehed on. Ja samamoodi, eest kätt kõrgelt Aiseriga. Ta ei tee paremini, viska natukene madalamat, siis on sees. On. Ai, üks oks sai ära, muidu oleks täpselt olnud all. Ära ma, par on hea. No nii.
puttimise vaev. See vaev, prooviks natukene õhku ja... On. Ai, napilt. Jäi libis ometi. Oi, jäi seisma. Me oleme nüüd siin 10 peal põhimõtteliselt. Ja kuna ma juba nägin, mis siin enne juhtus, kui ma selle mööda panen, siis see kurling on seal kuskil 15 meetri peal praegu. Hea läinud. Jaa. Ai. Olemas, pole väga kette vajagi. 15-100, par 371 meetrit ja ma arvan, et ma lähen siin jaoga. Ma olen seda paar korda visanud, see on selline huvitav mid-range 4403, pigem stabiilne ketas. Ja kui ma peaksin selle nüüd siit flatit välja panema, siis vaimu silmas mulle tundub, et ta on all. Madal. Kohal. Kuidagi läbi UCM-i, aga kohal ta on. Ja 70-meetrine rada, millega siis ketta tundja läheb? Mis su mõttes on? No kettaid ma tunnen, aga ennast ma ei tunne. Aha. Mina teen lihtsalt, ma võtan üks asi nagu fuur, mis on jälle nagu mõnid. T-Birdi analoog. Lihtne kerge eest käsi. Vaatame, kuhu peidib. No nii, korvi alla. Nagu öeldid, vaatame, mis saab. Vaatame, mis saab, jah. No sai niimoodi, et pool maad on läbitud ju. No nii, mis järgmine plaan? 36 meetrit on läbitud, 35 on veel. Mõtlen, et võtaks ühe niisuguse vahva asja nagu gui. Põhimõtteliselt niisugune huvitav ketas, Gripima talad. Gripima alusega, kette põhjaga. Kui on vihmane ilm, ideaalselt hoiab haaret ei libise käest ära. Praegu vist haardega suurt probleemi ei ole, küll aga täpsusega on suurem teema. Kas sa lähed Anheiseriga või? Mõte on lihtsalt jah, hästi õrna annukas, niimoodi, et ta tassiks seal kuni korvi juurde ja ideaalis võiks korvi alla istuda. Ja tassib. Ja tassib. Väiksest annukast sai normaalne annukas. Nii. Pariputt. Pariputt. Praegu annukat. Vaatame, mis teeb. Mõned mehed saavad siin ühe viskega 70 meetrit saavutatud. Ja ilusti skipiga siia peale ja 1,5 meetrit. Ja pördi. Ja siit tuleb üks ilus sirutus. Olemas. Ja et oleks natuke variatiivsust ka. Huu! Mitte kes, aga hash ja uu. Huu 95-22, grammik alastabiilne ketas. Ma olen seda backeriga visanud, aga nüüd me oleme siin 16-ndal, mis tahab vasakule minemist, nii et te nägite Rasmuse videost, mul ei ole seda viset, aga ma proovin forega minna ja vaatame, kas läheb üle ja hoiab. Ilus näeb välja siuke metal flick. Nagu ma arvasin, nii kui ma panen selle flatti, nii ma küpsetan selle üle, siukest Iser flip üle minevad, no see on nii raske minu jaoks. Ja vasaku käe jaoks ju ideaalne fore või? Teoorias küll ideaalne, küll aga see kurv paistab siin lõpus minevat niimoodi natuke järsult vasakule ja kuna mulle meeldib mängida tagant käega üle minevat, siis mina võtan üks asja nagu shuu. Ja proovin minna hästi väikse Iseriga, niimoodi, et ta läks sirgeks ja pikalt kannaks lõpuni üle. No nii, teoorias ju hea. Oi, ära räägi. Ja tõmbas... Aga näete, ilusti alastabiilne ketas. Midari kohta ju mõnele täpselt kotti vaja kindlasti. Ja lähenemiseks kasutame haamrit, viliseb samamoodi nagu Prodigy A4 ja kuna tundub, et siit ikkagi vasakult poolt. Ma tean, et Rasmus vaatab siit, et see on fore annukas, ei ole, see on Iser. Nii. Ja olemas. No, lihtne parr ja mina saan siit ka sisse tõsta.
selle pari. Mul tuli niisugune hea mõte, et kuna me oleme siin Männiku 17, annaksin Rogerile midagi niisugust proovida. Kiirus 14, hõljuvus 5, ma paneks sellele hõljuvus 2 tegelikult. Tegemist on jube kange kettaga. Selge. Ja kuna ma proovin, siin selle muudetud karviga, ma tean, et paljud lähevad siit taguri annukaga, julgemad lähevad siit forega või odaga isegi. Aga ma ikkagi lähen vannaviisi siit üle oru. Ja ma saan aru, et kuna sellel on glide väike, siis anna jõudu ja... Just. Ja kõrgel ta on. Täpselt nurgas. Nii, aga ma näen tuttavat ketast su käes. Jaa, mina olen jälle puumees. Ja mina hakkan siin finessima, kuna mina ei ole niisugune kõva taevamängija. Mulle meeldib tavaliselt annukamänge teha. No näita. Mina proovin koha pealt enda väikse eestkäe põksuga. Vaatame kaugele löön. Ja ta jõuab. Klaidib palju, tule tagasi, võta puu. Aga sealt saab. Läks pikaks. Nii, oleme jõudnud siin discgolfi vigurvõimlemise teise proovi juurde ja nüüd on vaja siit kuidagi finessida läbi puude. Mis plaanis on? Haamer käes? Haamer käes, klassikaline eestkäsi eestlaslikult. Natukene annukasse ja niimoodi, et hõljuks korvi alla enam-vähem. Natuke enne võiks maha istuda ja piseb alla. Kui hästi see läks praegu. Hästi, ma annan ruska selle peale kohe, see oli hea ise. Nii, ja üllatavalt hea drive oli selle kiire kettaga ja oleks praegu natukene parem pinnastik, siis teeks jumpi. Aga ma proovin stand still panna lihtsalt mingi floateri teele ja... Jah, ma arvan, et võiks pirku olla. Olemas, ilus pördi. Hästi. Nii, ja kohe hoo pealt anname sulle selle. Ja... Pördivõtt number 2. Ja ma panen siit... Lõraki puhtaks. Olemas. Rada 18 par 4 ja see on meil 136 meetrit. Ma olen neid iigleid näinud siin forega ja ma proovin ka sellesama mingi Gracie-laadse tootega. Nimi on siis sellel Jun. Ja lähme forega. Fore annukas. Vaatame, mis saab. Ei, see ei ole annukas. See on flat, joppas praegu. Kas mulle tundub, et sul on sama ketas käes või? Aga sul särab see? Sama ketas, särab, natuke teine plastik, Phoenix Star. Minu üritan minna tagant käega, natuke jõudu rakendada, nii et läks üle ja lõpuks tuleks tagasi. No mine üle. Flipib sirgeks, oi. Vennu keskosas läks jube alastabiilseks. Ja siit on meil natuke minna, mul on õnneks täpselt üks fore käpp siit. Ja ma lähen siis selle Fuuga 7502 forega. Lühike. No, ta on siuke 10 sees, ma arvan. Mis su mõte on? Fore annukas või? Mõte on nagu ennist. Fore annukas, haamer ja vaatame, et Männiku selle puid ei oleks. Liin nagu paistab. Mis päriselt saab. Võiks ju olla. Ja ilusti sinna süvendisse ja see on putil. Ma jõudsin siia, ma nüüd alles nägin, mis siin on. Ma mängin parri, aga ma enne pean mõtlema ära, kus kohast. Ma arvan, et proovin siit Kaiseriga. Joopas. Olemas, ilus pördi. No nii, mees 2 puu vahelt. No nii, siin võiks teha mingit sükest pulli. 19 par 4 üle 120 meetri ja lähme siis Huuga seekord backeriga. 95-22 võiks olla alastabiilne. Flatilt välja ja laseme sellel kanda. Ja noh, iiglit ei ranni, aga vaatame.
viskega ma olen väga rahul, ma viskasin selle välja täpselt nii, nagu ma tahtsin. Ta oli isegi gramm alakam, kui ma arvasin, et ta on, aga väga mõnus, kui on vaja sellist kindla peale üle minevat flatist, siis see on täitsa maasikas, käes ka mõnus. Nii, ja millega siin minnakse? Jaa, mina lähen selle samaga, mis eelmine korb, klassikaline junn, veits haiserit, tõmbab sirgeks lõpuveid. Teoorias võiks tööd. Ja flippab, aga ilusti püüsse. Flippas ilusti sirgeks iseenest. Sealt saab veel pirkut proovida. Mina mõtlesin vahelduseks proovida eestkäele ka tagantkätt. Võtaks ühe stabiilsema putteri kui ja prooviks kõrgemale veits haiserisse ja tahaks kohale juurde. Kuni 10 meetri raadil. No nii. Okei, 15. Ja, 15 on realistlik. Jah, ma arvan, et 15 sees sa oled. Ja mulle tundub, et see on haameri lähenemine. Kui eest käes utsaka avatada, mis välja mukutab. Singiga seoses pea, nagu putter, nagu peakolm. Ja sirge peaks olema. Nii, reliis ei olnud küll nagu PA3-l, aga ja saab vist esimese puti ka siia videosse teha, ma ei mäletagi, kas me oleme videosse täna korralikult putinud ka, aga see on ka mingi 4,5 meetrit, aga siit saab ka mööda panna. Põmm, see oli juba vihaga sisse. Enesekindlata võtta putile. Ja lihtne, super. Nii ja tänaseks ongi kõik. Kettad on proovitud, kõike muidugi ei jõudnud proovida nii palju, kui erinevateks viseteks tundus, et vaja on. Kaamera väliselt sai ka veel mõnda testitud. Ma ütleks, et väga üllatavalt palju alastabiilseid kettaid on ka kiirete ketaste hulgas, mis kindlasti on väiksema käekiirusega inimestele täitsa mõistlikud pillid, eriti alustuseks, kui sa juba tunned, et 7 kiirus jääb sulle lahjaks. Aga mulle endale tundus, et siin on materjali täpselt nii palju, et mul oleks vaja teha paar ringi ainult nende ketastega veel ja siis ma oskaksin öelda põhjalikumalt. Aga vaadates nüüd kõrvalt, ma küsin siis nagu üks harrastaja teiselt harrastajalt, et kuidas sulle tundus siis, kui sa nägid kedagi esimest korda Yukoniga mängimas? Kuule, isegi täitsa hea on näha, et ei ole ainult ise see entusiast, kes üritab neid loopida, teha ja arvad, et endal lendab hästi. Lendab ka teistel hästi. On ja ma räägin, mõtled küll Hiina värk, jälle mingi prügi, eks ole, temust ostetud kuskilt mingisugused kettad ei ole, täitsa asjalikud kettad ja ma ütleks, et täna ilmselt jääbki mul meelde, haamer jääb kindlasti meelde ja siis nimesid ei mäleta, aga putter oli päris hea, millega ma puttisin. See kui sisse läheb putt, selle järgi ma jätan meelde selle putteri. Kuule, aga aitäh sulle. Jaa, aitäh sulle. Selle võimaluse eest ja kindlasti mõni video nende ketastega tuleb veel. Edu sulle ja juba selle kuu lõpus on tulemas diski.ee, discy.ee, ma panen alla descriptionisse ka, on tulemas need kettad müüki, nii et saad endale osta hea hinnaga uusi kettaid. Davai, ole tubli, näeme järgmises videos. Ciao!